ja Luhtre saar on kuulus maailma kõige magusamate ananasside poolest ja üheks suve alguse märgiks lisaks niiskele ja palavale ilmale on kohalike ananasside ilmumine poodidesse. Kõige rohkem ananassi kasvatajaid meie saarel asub just minu koduküla Gregorit Towni ümbruses. Olen ise ka proovinud aias oma ananassi kasvatada, aga siiani ei ole õnnestunud taimi viljuma saada. Otsustasin see suvi uuesti proovida, sest aastatega on veidi põllumehe tarkust kogunenud ja ehk seekord õnnestub saaki koristada ka. Nagu banaanitaimedki paljunevad ananassid võsude kaudu. Üks taim õitseb ainult ühe korra ning kärbub peale viljumist ja selle juurtest võrsuvad pisikesed ananassitaimed ehk kutsikad. Ananassi saab paljundada ka kloonimise abil. Viljaotsas olev roheline tutt hakkab niisketes tingimustes lehtede vahelt juuri kasvatama ning sellest saab mulda istutades uus ananassitaim. Ühest ananassi kroonist saab kloonida mitu taime, lõigates krooni pooleks või neljaks. Iga lõigatud tükk hakkab iseseisvalt juurduma ja ühest ananassi tutist tekib 2-4 uut taime. Kuna minu ananassitutt oli üpriski kõhnake, siis lõikasin selle 4 asemel 2 ja panin mõlemad poolikud eraldi purkidesse vee sisse juuri kasvatama. Minu ananassikrooni poolikud on nüüd umbes nädala jagu vees ligunenud ja ilusad juured alla kasvatanud. Paras aeg need mulda istutada ja päikese kätte kasvama panna. Mul on puuvilja ja köögivilja söömisest veidike komposti kogunenud. Segan selle kohaliku punase mulla ja liivaga istutuspottidesse. Gregorit Towni ananassid on alati väga magusad ja mahlased olnud. Vaatame, kas see aasta on samamoodi. Ilus kollane värv on küll. Juba mahla tilgub või lausa voolab. Lõhnab väga tugevalt. Selline mõnus ananassi lõhn. Ja mahla lausa purskab välja, kui ma koorin. No vaadake. Väga magus. Ma ei ole üheski Eesti kaubandusketis saanud nii magusat ananassi ja nii mahlast, et see tõesti võimatu on lõigata või seda käes hoida ilma, et vett purskaks välja. Väga hea, väga mõnus. Istutamisest kuni viljumiseni läheb ananassi taimel aega 2-3 aastat. See on päris pikk aeg ühe ananassi saamiseks. Järgmine kord, kui poes ananassi hind liiga kallis tundub,
siis mõtle, kui palju aega ja vaeva läheb ühe ananassi kasvatamiseks. Mina hakkan nüüd oma ananassi ootama, aga kui sulle see video meeldis, siis klõpsa kindlasti ka like ja subscribe nuppu, sest see on mulle suureks abiks. Palju päikest sulle ja näeme siis, kui näeme!